tere! Mul on hea meel näha sind siin Nauding Energiast kanalil. Mina olen Maris Pähn ja olen tagasi Human Designi lainel. Ma avastasin, et mul on siin sahtlisse kirjutatud üks selline sissejuhatav esitlus Human Designi eneseavastussüsteemi kohta, mis ei olegi veel laiema avalikkuse ette jõudnud. Et nüüd see on siin piisavalt saanud lagerduda ja marineerida ja miks mitte koos siis vaadata, kuidas ise oma Human Designi kehakaarti lugema õppida või vähemalt sellest aru saada. Ja üldse, mis asi on Human Design? Et selline lühike sissejuhatus, ilmselt sellest tuleb veel mõni järgnev osa, sest et kaart on, seal on väga palju infot. Aga siis alustuseks, mis on Human Design? See on eneseavastussüsteem, mis põimib endas siis mitmed erinevad iidsed teadmised ja süsteemid ja ka kaasaegse teaduse. Ehk siis kõige tuntum ilmselt, mida suurem osa inimestest tunneb, on astroloogia. See on Human Designi kehakaardi loomisel siis kõige alus, sest et Human Designi kehakaart koostatakse inimese sünniaja ja koha järgi. Ehk siis selle järgi arvutatakse, mis positsioonis olid sinu sünnihetkel planeedid ja siis selle järgi hakkab juba see energiakaart ehk siis Human Designi kehakaart ellu ärkama. Kõige tähtsam astroloogia, siis lisaks sellele kätkeb Human Designi kaart endast hinduismi tšakrasüsteemi. Siin tekib seos tšakrasüsteemi energiakeskustega, mida on tšakrasüsteemis 7, aga Human Designi süsteemis on see natuke edasi arendatud ja sealt kaardilt leiad 9 energiakeskust. Ja iga keskus siis toimetab mingi eri tüüpi energiaga, vastutab teatud tüüpi energia eest meie kehas ja üldse temaatikates meie elus. Näiteks Human Designi 9 energiakeskust on ülevalt alla siis peakeskus, mõttekeskus, kõrikeskus, identiteedikeskus, südamekeskus, sakraalkeskus, põrnakeskus, emotsioonide keskus ja juurtekeskus. Loodan, et mul siin nüüd midagi vahele ei jäänud. Lisaks on Human Design võtnud siis oma süsteemi juutide kabala elupuust üht-teist, just see süsteem, et tekivad sellised jooned ja need keskused hakkavad omavahel olema ühendatud ja see on kõigil hästi individuaalne. Lisaks Hiina I Ching muutuste raamat, mis on juba aastatuhandeid olnud väga tähtis raamat just Hiina kultuuris ja taoismis, mis kirjeldab universumi ülesehitust ja seda, kuidas kõik on muutuses ja kuidas kõike, mis meid ümbritseb ja kõike, mis meie elus toimub, saab 64 arhetüübiks siis jaotada. Sellest tulevad ka Human Designi väravad. Kui sa vaatad oma Human Designi kaarti või kui sa veel ei tea täpselt, mis ta on, siis seal on sellised numbrikesed ja need on iga Human Designi värav. Ja kõige lõpuks siis kvantfüüsika, sest et Human Design kirjeldab seda, kuidas imetillukesed, pisikesed energiaosakesed meie keha sünnihetkel läbistavad ja kuidas see siis meie elu kulgu mõjutavad, et kuidas see meie energia ülesehitust mõjutab. Et seal on ka selliseid päris teaduslikult tõestatud asju, et loomulikult mitte midagi ei pea uskuma,
et siin on asju, mis on sellised, kes lahterdab need esoteerika valdkonda, aga on ka asju, mis on teaduslikult tõestatud. aga milleks see siis üldse hea on, see human design? mina mõtlesin selle üle ja panin enda jaoks siia kokku 3 asja. et loomulikult siis väga tähtis on ennast tunda, et elus hästi hakkama saada ja lihtsalt, et hästi läheks elus. esiteks, human design aitab sul avastada oma loomupärast toimimisviisi. et hästi tihti ju kahjuks me ei teagi täpselt, mis meie jaoks loomulik ja hea ja toetav oleks. sest et human designi üks selline suur kontsept, millest ta räägib, on conditioning inglise keeles siis jah, eesti keeles siis mõjutused, et juba sünnist saati inimene õpib enda ümbert nähes ja imiteerides nii käitumismustreid kui ka asju, mida ta usub ja siis toimib nende järgi ja sulandub siis sellesse süsteemi või sellesse ühiskonda. aga need ei pruugi alati olla see, mis nagu iga indiviidi suuremat potentsiaali välja toob edasi. et human design siis aitab kõigepealt näha, et kes sina tõeliselt oled kõige puhtamas ja ehedamas väljenduses. ja kui sa saad teada, kes sa päriselt oled, siis sa saad hakata ka märkama seda, et mis on need sinu unikaalsed tugevused ja eripärad. sest et igalühel on mingid võimed, mis võib-olla tunduvad sulle endale täiesti tavalised, et nagu, kas siis kõik ei oskagi seda teha, aga ei. see aitab siis hakata rohkem hindama sinu isikupära ja mõistma, et seda saab rakendada ka praktilises elus. ja kõige lõpuks siis kõik see viib kokku õigele rajale. sa saad hakata enda jaoks tegema sobivaid valikuid, et lihtsalt elu oleks kergem ja rõõmsam. ja loomulikult sügavamast vaatevinklist siis, keda kõnetab selline asi nagu hingetee või elu sügavam mõte, et kui sa hakkad nagu kooskõlas oma päris energiaga ja oma päris elu mõttega sammuma, siis sa lähed nagu lähemale alati oma hingemissioonile ju ka. aga ilma, et asja liiga keeruliseks ajada, siis ju kõigile meeldib kergemalt ja rõõmsamalt elada. ja human design, see pani mind veel ka mõtlema ühele asjale, mis tänapäeval ju räägitakse hästi palju kohalolust ja hetkes elamisest ja märkamisest. aga tihtipeale need õpetused või need sellised motivatsioonilaused või mis iganes spirituaalsed asjad, mida te leiate kas raamatutest või internetist, et need minu jaoks nagu alguses aastaid tagasi et teid nagu poolikuks, et tore, väga tore, oleme kohal, aga mida ma seal kohal siis nagu märkama peaksin või õigemini, mis ma seal tegema peaksin. Human design aitab siis mõista meie kehateadvust. Human design on kehateadvuse süsteem ja räägib sellest, kuidas me paljuski oleme harjunud sellega, et meie mõistus võtab elu juhtimise üle. mõistus on väga hea tööriist ja ta peabki tegema oma tööd, et analüüsida, õppida, neid aidata nagu ratsionaalselt. aga mis puutub nagu elust läbi minemisse ja igapäevasesse toimetamisse,
siis tegelikult endaga kooskõlas otsuseid saab teha ainult läbi oma intuitsiooni, instinkti, kehateadvuse. Ja seda tutvustab Human Design esiteks kõige laiemalt näiteks 5 energiatüübi järgi, et siis mida iga energiatüübiga inimene peaks täpsemalt seal hetkes siis tajuma, tähele panema, et ta saaks paremini otsustada ja aru saada, mis toimub tema elus. Et see kohalolu teema on Human Designiga ka käsikäes ja annab siis selle baasi, mida ma hetkes tähele panen, saan panna tähele ja mida ma hetkes teha saan iseenda jaoks. Ja siit edasi, kui sa hakkad märkama hetkes ja ennast paremini tajuma, leiad endaga kontakti. Et selleks on loomulikult palju erinevaid viise, tööriistasid, igaühele midagi, aga kuidas ta siis läbi Human Designi süsteemi käib. Et see Human Designil ei pea olema lihtsalt selline kirjeldus või nagu enda lahterdamine, et see on väga-väga praktiline ja tõesti eluline õpetus. Ja õpetus võib-olla on isegi vale sõna, sest et inimene, kes siis selle Human Designi süsteemi 80ndate lõpus, 1987 tõi üldse inimkonnani, Robert Alan Krakauer, hiljem siis ta võttis omale nimeks Ra Uru Hu, et tema nimetab seda süsteemi üldsegi eksperimendiks. Et meie elu on, see Human Design siis aitab eksperimenteerida ja lõpuks nagu enda tõelise olemusega kontakti leida ja hakatagi enda tõelise olulise järgi elama. Ja see annab meile siis lootust, et kahjuks tihtipeale ju me tahame ennast muuta, et ma peaksin olema nii rohkem või naa rohkem, et inimesed näiteks, kes ei ole väga jutukad, tunnevad võib-olla, et peaks rohkem rääkima või et ei taha nagu rahva ette astuda, aga samas need, kes nagu on rohkem tugevamad, isiksused väljapaistvamad, neile öeldakse võib-olla jälle, et ole vait, ära räägi nii palju. Et mis ma siis nüüd tegema pean, et alati on nagu midagi valesti, et midagi peaks muutma. Aga ei, Human Design näitab täpselt ära, kui sa veel ise, tihtipeale me veel nagu ise ei julge seda näha või märgata. Human Design annab selle julguse ja valideerib seda, et jah, et sinu viis ongi õige. See lootus, et mitte keegi meist ei ole katki, kedagi ei pea parandama. Et nii nagu me oleme, võtame iseennast vastu ja aktsepteerime. Et märkame, aktsepteerime ja alles siis, kui sa oled omaks võtnud, milline sina oledki sünnipäraselt, kui unikaalne, kui võrratu, siis sealt saad hakata edasi oma tõelist potentsiaali arendama ja elus valikuid tegema. See viib sind elurõõmuni. No vähemalt generaatoreid. Et generaatorid on üks energiatüüp, generaatorid, kellel siis päris mina emotsioon ongi selline rahulolu ja rõõm. Et igal energiatüübil on oma mitte mina emotsioon, mis siis näiteks generaatoritel on frustratsioon. Et kui sa kohalolus paned tähele, et ma olen nii frustreeritud ja pinges, et see on ju selge märk, et minu kehas toimub midagi, mis ei ole hetkel kooskõlas, mida ma valesti teen või mida ma muutma peaksin. Ja kui sa seda siis muudad ja tuled tagasi oma päris mina emotsiooni rahulolusse, rõõmu, siis see toob sul ellu rohkem elurõõmu. Aga loomulikult see pädeb ka teiste energiatüüpide kohta.
ehk siis manifestor, projektor, generaator, manifesteeriv generaator ja reflektor. Et kõik meie saame enda jaoks teha tervislikumaid, terviklikumaid ja edasiviivaid valikuid ja otsuseid, kui need tulevad südamest ja südamega kooskõlas. Siin on nüüd olnud, ütleme ausalt, palju sellist sissejuhatavat juttu ja mitte midagi tehnilist. Et muidu võib-olla human designis hakatakse kohe pihta, et nii, need on energiatüübid, see nii ja naa. Aga ma tahtsin natukene üldisemalt ka rääkida, et miks see üldse mind ennast väga kõnetanud on juba aastaid see süsteem. 2021, ma arvan, et oli see esimene kokkupuude minul human designiga. Ja pärast seda, kui ma oma kaarti hakkasin lähemalt uurima, et siis oli tõesti selline vau-efekt, et kas keegi on mind kuskil spiooninud, et kuidas nad kõike seda teavad, asju, mida ma pole mitte kellelegi öelnud kunagi, aga nagu sisimas olen tundnud. Et kui nagu tehnilisemaks minna edasi, siis see siin ongi see human designi kehakaart ehk bodygraph, millest rääkisin. Selle koostamise aluseks on vaja inimese sünniandmeid, kuupäeva, võimalikult täpset kellaaega ja kohta, et siis linna või siis ajavööndi täpsusega. Ja neid kalkulaatoreid on väga palju internetis, igaüks saab seda täitsa tasuta vabalt teha. Eesti keeles on ka neid kalkulaatoreid. Minul siin on nüüd näiteks see näidis on bodygraph.io. Aga eesti keeles on üks väga hea lehekülg on Stellarismi kodulehekülg, kus siis kalkulaatori vastus tuleb ka juba mõningate kirjeldustega, juba aitab lahti seletada. Aga miks see sünnikellaaeg siis nii oluline on? Nüüd te võib-olla küsite, et aga ma ei tea, mis kell ma sündinud olen. Et kellel nüüd lastel kellaajad on kindlasti juba täpsemalt teada, väiksemad siin meil. Aga täiskasvanutel, no mida täpsem, seda parem. Eestis on sünniandmete arhiiv. Sealt saab küsida, kuigi see on nii tasuline teenus, et kui ma ei eksi, siis see oli 30 €, saab päringu teha sinna arhiivi, sünnitusmaja arhiividesse. Internetis on üks lehekülg, mida ma praegu peast ei mäleta. Aga jah, sinna saab päris nagu päringu esitada. Loomulikult võite sugulaste käest küsida, ema käest, kellel on võimalus. Aga jah, et mida täpsem see kellaaeg on, siis seda täpsem see vastus tuleb, see kaart. Et mõnikord mingid sellised peensused võivad muutuda ka juba paariminutilise vahega. Aga kui tõesti ei ole aimu, siis ma olen proovinud ka niimoodi, et lihtsalt proovin erinevaid kellaaegasid päeva lõikes ja vaatan, mis seal nagu suuremad asjad muutuvad. Et kas vähemalt energiatüüp jääb samaks. Ja astroloogid oskavad ka välja arvutada seda kuidagi niimoodi tagurpidi eluteed vaadates, et mis see kellaaeg on. Kui on sellised spetsialistid, astroloogid, see on ka võimalus. Aga loodan, et pakkus huvi see väike esitlus. Nagu Ra Uru Hu ehk siis human designi inimkonnani looja ütles, there is a way, but it can be only your way. Et alati on võimalus, alati on viis, aga see peab olema sinu viis. Me ei saa mitte kedagi kopeerida ja see, mis sobib teistele kõigile, ei pruugi sobida sinule, see, mis sobib sinule, ei pruugi sobida teistele. Et kui teil tekkis küsimusi, siis mina olen Maris Päht. Leiate mind ka Nauding Energiast Instagrami lehel ja emaili aadress on mul hello@marispahn.com.
jääme kuulmiseni ja juba järgmistes osades räägin täpsemalt siis selle kaardi ülesehituse kohta ja kuidas sa saaksid ise hakata vaikselt seda uurima. Tšau!